Tallinna teletornis toimus üritus meenutustund august 1991. Kohal käis meie reporter Marko Tensman. 1991. aasta 20. augusti viimasel tunnil võttis parlamendi kohuseid täitnud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu ajaloolise otsuse, millega eralduti Nõukogude Liidust ning kinnitati Eesti iseseisvuse taastamine riikliku järjepidevuse alusel. Täna, 26 aastat tagasi, oli taaskord mitmetel tollastel inimestel, kes neil põletavatel augustipäevadel iseseisvuse taastamise kaitsel osalesid, põhjust koguneda Tallinna teletorni ruumidesse, et saada kätte vabadusvõitlus- ja vastupanu liikumise mälestusliidu poolne tunnustus koos tänumedaliga. Täna austati neid mehi, kes 26 aastat tagasi, 19–22 august olid Eesti vabaduse kaitsel. Kas nad valvasid objekte või täitsid muid ülesandeid või olid piiri peal, need mehed said täna 10 tükki, said siin kätte, kes kohal olid tulnud. Aga neid mehi on muidugi rohkem, see oli 15. andmine juba seekord. Nii et, aga muidugi ma pean kohe lisama, et see ei ole riiklik tunnustus. See on eraalgatuslik mittetulundusühingute poolt tehtud medal, sest riik ei ole kahjuks siiamaani tunnustanud neid inimesi, kes olid tol ajal Eesti vabaduse eest kaitsel ja saavutasid kokkuvõttes selle Eesti vabaduse. Tänuürituse korraldaja Aadu Jõgiaas, kes augustiputsi ajal juhtis Vabariigi Valitsuse sidekeskuse tegevust ning kelle ülesannete hulka kuulus ka viimases hädas SOS-signaali saatmine rahvusvahelistele organisatsioonidele, meenutab ühte huvitavat seika, mis leidis aset vahetult pärast iseseisvuse taastamist. No minu jaoks ei lõppenud puts kohe selle sõjaväelaste lahkumisega. Ma elasin tol ajal Põlvas. Mind äratas pikaaegne telefoni helin ja tuli välja, et mind otsitakse kogu Tallinnast taga ja et on vaja kiiresti teha üks audiokassett Gorbatšovile saatmiseks. Ja sinna kasseti peale pidin ma kokku lindistama kõik need intrite raadioesinemised, kus nad avaldasid ühesõnaga toetust erakorralise komiteele ja Gorbatšovi vastu ja ma lisasin sinna ka ühe lõigu, mis ei olnud mitte putsipäevadest pärit, vaid oli Jarovoi, kindral Jarovoi, ma toonitaksin, esinemine, kes oli Dvigatiri direktor, veidi varasemast ajast, kus ta inimesi üles kutsus ja see kassett viidi Ardo Aasma poolt Moskvasse, aga üle andis Anatoli Sobtšak, Leningradi tollane linnapea, Gorbatšovile isiklikult. 3 päeva pärast vabastati kõik need üleliidulise tehaste direktorid, kelle kohta ma selle materjali sinna Moskvasse saatsin ametist. Teletorni kaitse eest vastutanud Uno Kaseväli meenutab, kuidas ta koos 3 ülejäänud mehega 22. korrusel sidekeskuse kaitsel olles omasid Pihkva dessantväelast ees üht omapärast trumpi. Tuli teletorni ja siis komandör helistas, ütles, et tehke uks lahti või me ründame. Mina ütlesin, et minul ei ole lubatud ust lahti teha, et meie laseme teile gaasi kaela. Kuna üleval oli freoon ja see oleks tõrjunud gaasist hapniku välja, et need sõdurid ja kes oleks tornis olnud, need oleks hukka saanud. Ja selle peale komandör ütles, et kas te olete kamikaatsed? Ta ei teadnud, meil oli võimalus minna üles rõdu peale akendest välja, et me nagu ise gaasi kätte ei oleks jäänud. Eesti lõunapidi kaitsel olnud Taivo Möller, kes tänasel üritusel pälvis tänumedali, jääb tollaseid sündmusi meenutades tagasihoidlikuks ning lisab, et täitis Eesti riigi ees vaid oma kohust. No medal on suur tunnustus selle töö eest, äreva töö eest, mis tol ajal oli, aga siis ei mõeldud medalitele, siis tehti ära see, mis oli vaja teha. Tuli igal juhul majanduspiiri hoida ja igasugused provokatsioone vältida.